Kuidas liikuda ärevusest turvatundeni? Minu nimi on Triinu Jõhve, mina olen polüteraapia praktik ja täna ma räägin sellest, milline seos on ärevusel turvatundega ja kuidas aidata ennast liikumaks ärevusest turvatunde suunas. Kui me vaataksime ärevust kui skaalat, siis skaala ühes otsas oleks ohutunne ja teises otsas turvatunne. Ärevus iseenesest ei ole halb ega hea. See on lihtsalt keha märguanne, mis teavitab meid ohust. Selle on meile ka väga vaja. Näiteks kui ületame sõiduteed, siis annab keha meile ohutundena märku, et me oleksime valvsad selleks, et tee ületamine sujuks võimalikult turvaliselt. Kui aga ärevus on väljunud kontrolli alt, siis me võime hakata ohtu nägema olukordades, kus seda tegelikult ei ole. Sel juhul oleme sellel ärevuse skaalal liikunud ühest otsast täiesti teise otsa ehk siis turvatundest väga kaugele. Sel juhul tõenäoliselt me enam ei otsi lahendusi, kuidas liikuda turvatunde poole, vaid püüame vältida valu, püüame vältida seda ohtu ja ärevust. Tõenäoliselt on sellel hetkel juba kannatada saanud ka elukvaliteet. Siinkohal ma pakungi välja 2 pealtnäha väga lihtsat, kuid tõhusat polüteraapia tehnikat, kuidas iseennast toetada turvatunde suurendamisel ja siis ärevatest olukordadest välja tulemisel. Esiteks, mõtesta iseenda jaoks kirjalikult lahti, mida tähendab sinu jaoks turvatunne. Siis, kui sa tead, mida sinu jaoks tähendab turvatunne, on ka lihtsam selles suunas liikuda, sest sa tead, kuhu sa teel oled. Siis hakkab lisaks teadlikule meelele ka alateadlik meel otsima lahendusi, et liikuda turvatunde suunas. Teiseks, mõtesta iseenda jaoks kirjalikult, kuidas sa saad ennast toetada, kuidas sa saad iseendale pakkuda turvatunnet. Selle küsimuse vastus nüüd sõltub tugevalt sellest, kuidas sa vastasid esimesele küsimusele, ehk siis mis on sinu jaoks turvatunde definitsioon. Näiteks paljud inimesed pakuvad iseendale turvatunnet läbi selle, et nad tegelevad mõne endale meeldiva spordiala või hobiga. 2 siis lihtsat, kuid praktilist ja tõhusat kirjalikku harjutust. Esiteks, defineeri iseendale ära, mis on turvatunne sinu jaoks ja teiseks, kirjelda enda jaoks, kuidas sa saad endale turvatunnet pakkuda.